Me kõik teame, mida tähendavad auklikud teed ja kui tigedad me oleme, kui me mööda neid teid sõitma peame. Aga kujutage nüüd ette olukorda Eesti Vabariigi algusaegadel, kus pärast sõdu, revolutsioone ja okupatsioone ei hooldanud teid mitte keegi. Teede olukord oli muutunud isegi nii hulluks, et nad olid läbitamatud nii sügisel, talvel, kevadel kui ka suvel. Nii palju raha siiski noorel riigil ei olnud, et uusi teid ehitada ja siis otsustati olemasolevaid kruusateid sõidukorda seadma hakata. Ülesandeks number 1 oli muretseda riigile teehöövel. Eesti esimene teehöövel Wittwargen on siis toodud Rootsist 1926. aastal ja see teehöövel sai siis esiisaks Eestis toodetud teehöövlitele, mida siis Ilmarise tehas hakkas litsentsi alusel valmistama. Seni pidi iga talumees ise labida ja vankriga oma maal asuva teejupi korras hoidma, kuid kuna töö oli raske ja aeganõudev, püüti sellest võimalikult palju kõrvale hiilida. Nüüd aga olid Eestis olemas päris omad teehöövlid. Ja neid valmistati 20. aastate lõpul, 30. algul umbes 115 tükki Eestis. Ja sattusid need höövlid siis kõigisse tolleaegsetesse maakondadesse, nende teede osakondade käsutusse. Et niiviisi oli siis enam-vähem igas maakonnas umbes 10 sellist höövlit olemas. Praegu asub see üks ja ainus pearestauraator Tõnis Pappeli käe all täielikult töökorda vuntsitud teehöövel Eesti Maanteemuuseumis Põlvamaal. Kuid omal ajal osteti üks masin Rootsist 800 000 marga eest ja eks suurem enamus neist lagunes üsna lõplikult. Meil on aga nüüd võimalik see masin siin käima panna ja lasta tal tõestada, et ka ligi 85 aastat oma sünnist hiljem suudab ta veel end liigutada. Kogu käivitamisprotsess käib siis asjal vändast, mis on, kuidas öelda, natukene ebamugav, aga tollel ajal ei tuntud sellist asja, et oleks olnud starterit ja kõik masinad käisid, enamus käisid nagu vändast käima. Väga kapriisi. Ja pole see nii lihtne midagi, et istuda ka selga ja kukud hööveldama. Esialgu ei taha see vana mehe süda kuidagi tiksuma hakata. Mille pärast üldse kasutati nagu petrooli, et bensiini vist ei olnud oli nagu defitsiit, ütleme nii. Nüüd ongi ka rääkida reaalselt enam selle taustal võimalik rääkida ei ole, sest ega midagi ei kuule. Ta nii kõvasti käib, et... Sulle ja meestel mingit klappa pead ei olnud? Ei, on erinevad roolirattad. Peamine on siis nagu juhtimisratas ja ülejäänud on siis need 2 ratast on konkreetselt siis nagu millega saab hõlma reguleerida, kas siis ülesse või alla. Kokku on siis selle masinal 3 käiku ja üks siis nagu ka tagasi. Ei ole kuskil spidomeetrit, ei ole kuskil õlinäidikut, pidurit ei ole. Piduriks oleks põhimõtteliselt ainult hõlma alla laskmine. Pidureid ei ole, aga ehk ei ole vajagi, sest liigub teehöövel kiirusega 11 kilomeetrit tunnis. Kuid kui ta peab ka tööd tegema, siis suudab ta 1 tunni jooksul ära hööveldada 7 kilomeetrit teed. Kui vanasti selle tee pind oli
suvalise kaldega ja kuidas silm juhtis, siis höövliga oli võimalik talle anda siis õige profiil, vesi voolas tee pealt ära, ei jäänud tee peale suurtesse loikudesse ja tänu sellele siis tee püsis palju kauem ka kuivana ja sõidetavana. Muideks, see teehöövel on üsna universaalne sõiduvahend. Suvel saab temaga teed hööveldada, aga talvel lund lükata. Selliseid teehöövleid on säilinud nüüd väga vähe, enamasti on nad kõik mittekomplektsed. Mittekomplektsed ehk nagu lihtinimene ütleb, katkised. See on tõesti unikaalne masin, mida ei ole kusagil siin lähikonnas olemas, isegi siis Rootsis, kus see höövel algselt tootmises oli. Vana hea Rootsi raud.